Tere tulemast Rohejahi podcasti. Mina olen Mariel. Meil on täna külas Mari-Liis Kalina. Tema on siis väga tegus ja tore noor, kes siis õpib praegu Tartu Ülikoolis ning õigusteadust kusjuures. Enne kolimist oli ta Rae noortevolikogus ning esimees isegi 5 aastat ja üldse kokku oli ta seal 8 aastat. Ja lisaks on tal veel väga põnevaid asju, mida ta teeb. Nii et ma küsin kohe, millega sa veel tegeled? Ja nii äge, et siia mind kutsusid ja tõesti ma õpin õigusteadust 3. kursusel siis Tartus. Ja vabal ajal tegelikult, tõsi, ma olen üliaktiivne, see on ebareaalne. Et ma olen ise siis Southwestern Advantage'is ka mentor. Olen nüüd 3 suve käinud USA's raamatuid müümas. Aga kõige ägedam on see, et ma ka mentordan niimoodi vabal ajal, ehk siis mul on oma tiim, valmistan ette, meil on müügikoolitused. Vabal ajal ma olen ka veel tegelikult startup ettevõttes jurist ja siis annan õigusnõu, ongi siis ühingud, siis on, see on nagu põhimõtteliselt Njord advokaadibüroo ja seal siis on ka kriminalistikat ja noh, põhimõtteliselt kõike, mida saab, et mul antakse kõik kaaslased ette, siis ma pean oskama lahendada. Ja siis olen ka praegu tantsin, muidu olen tantsinud rahvatantsu 9 aastatega, praegu tantsin ka bachatat. Nii et see üliäge jooksen ja tõesti ma olin Rae noortevolikogus ülipikka aega. Et olin ka siis tänu sellele sain ka malevarühma juhiks ja siis olin malevas 6 aastat. Ja vabal ajal ma mõtlesin, et okei, et tahaks nagu rohkem spetsialiseeruda ka juuravaldkondadele. Ja siis olin ka European Law Student Association siis direktor, kus ma siis populariseerisin juurat ja haridust ja õigusteadust. Ja siis olin ka Eesti õigusteaduste üliõpilaste liidu riigisisese koostöös. Ja jooksmas käin ja kõike, et selles mõttes, ja üks asi veel, muusikaga tegelen. Ma olen 17 aastat mänginud viiulit. Wow. Kuidas sa sattusid viiulit mängima? Oli sul näiteks vanemate otsus või ise tahtsid mängida pilli? Tead, see on nii naljakas, aga mu ema ütles, et okei, ma olen ise kolmik ja siis mu ema oli, et okei, ma ei tea, mida tahate tulevikus teha, aga ma tahan olla selline ema, kes kõik uksed jätab teile avatuks ja siis ta pani meid igasse poole. Ta pani ujumistrenni, ta pani tantsima, ta pani meid viiulit mängima ja ma olin ülivihane, et ta pani meid viiulit mängima. Tegin poogna katki seal ja ma olin nii vihane, ma ei osanud midagi. Aga jah, nüüd siis eelmine aasta sain ka bakalaureusekraadi siis süvamuusikas viiulit mängides ja nii et selline äge teekond, et midagi ülidelt vihkad ja siis ikka lähed edasi. Just, ma ise olen ka kuulnud, et just pillidega on see, et pannakse lapsi mängima, aga ma ei tea, mul võib-olla tuttavad on nagu rääkinud, et nad kunagi võib-olla uuesti ei mängi enam klarnetit või just seda flööti näiteks. Et huvitav, et tore, et sulle meeldib see, et sa sellega nii nagu kaugel oled jõudnud. Aga on sul veel mingeid hobisid võib-olla, et näiteks mida sa veel teed kõige selle muu kõrval? Või kas sul üldse jagub veel aega millekski muuks? No tegelikult ma hästi palju õpin, et meil on ülitihe õigusteaduse siis õppekava. Töötan ja tegelikult teen hästi palju vabatahtlikku tööd ka. Et ma arvan, et Rae noortevolikogust saingi, et ma tegin üle 400 tunni seda vabatahtlikku tööd. Iga aasta. Ma sain ükskord preemias, ma olin ettevõtlik noor sellega. Aga mulle meeldib selline aktivist olla ja nendele teemadele toetada, sest et minu arust noored on tegelikult aktiivsed ja neil on nii palju mõtteid. Aga kõige raskem on see, et nad ei suuda võib-olla seda väljendada või nad ei julge avalikkuse ees seda teatavaks teha ja siis ma läbi selle olen nüüd mingid projekte loonud, et inimesed saaksid oma häält kuuldavaks teha. Tubli, väga äge. Aga sa rääkisid ka, et sa töötad. Et millega sa täpselt siis töötad või kus töötad? See on siis üks startup ettevõte. Ja miks ma läksin algul startup ettevõttesse just tööl ongi see, et sa oled esimesel kursusel ja ega sa päris palju õigusaineid läbinud ei ole, aga samas tahaksid ikka sellist praktilist kogemust. Et ma siis annangi õigusabi siis nagu erinevatel teemadel, kas või mingi Euroopa Liidu teemadel või siis, need on hästi konfidentsiaalsed
Aga põhiliselt ongi, ma ei tea, meile tuleb klient ja siis kliendil on mingi probleem, tal on vaja õigusnõu ja siis meie proovime mitte selle kohtusse siis saata vaid läbirääkimistel siis ära lahendada vastaspoolega. Ta oleks selline nagu kompromissi leida siis. Õige. Nii peakski. Aga kas sul see töö on kuidagi seotud ka bakalaureuse tööga? Et sul bakalaureuse töö ja kuidas see toimib üldse Tartu Ülikoolis? Kaugel sa sellega oled? Tead, ma just üleeile saatsin selle ära, nii et järgmine nädal on kaitsmine. Oi, palju edu! Aga tegelikult töö ei ole üldse seotud ja bakalaureuse see ei olegi praktika kohustuslik. Aga miks me ei ole? Meil küll on. Mingil määral, jah. Aga tead, miks meil ei ole? Sellepärast, et kuna juura on hästi vastutusrikas, ma arvan, nagu eriala ja ei taheta väga rohelisi võtta ja sundida, et nüüd sa pead praktikale minema, kui sul kogemust ei ole. Aga samas meil on nii suur konkurents õpilaste vahel, et see on ebareaalne. Kohe tahetakse esimesel kursusel minna niimoodi, ma ei tea, kohe tippadvokaadi büroosse ja teha tegusid. Ja mis ongi see, et hakadki varem. Aga samas, isegi kui ma kohe ei läinud suurde advokaadi büroosse, siis ma mõtlesingi, et ma teistmoodi arendan ennast ja läksin hoopis raamatuid müüma. Kuidas sa selle raamatu müümisega läinud on? Kuidas sa sinna sattusid? Jah, see oli niimoodi, et ma pole kunagi inglise keeles väga hea olnud. Ja kui ma hakkasin neid rahvusvahelisi projekte tegema, Jüris, siis eks ikka keelebarjääriks tekkis see inglise keel, et sa nagu tahad midagi öelda, sa tahad mingit projekti luua ja Erasmus projektidele minna, aga nii jube on see, et sa teed lõsu lahti ja sa oled nagu, ma tean, mida öelda, aga ei tule, jah. Ja siis ma olingi, et okei, see tundus üliveider, skämm, mis asja. Nagu raamatud müüma, aga ma olin nagu, okei, keele pärast lähme. Ja siis kõik. Aga ja siis läksin ja mul ei olnud müügikogemust, mul ei olnud mitte midagi, aga mul oli väga suur tahe. Tahe lihtsalt areneda ja asja teha ja läks päris hästi, et olin siis Euroopas parim naistudeng ja siis teisel aastal tegin ühe kompanirekordi ja 3. aastal läks ka üpris hästi, läksin Kanadasse. Aga selles mõttes, et see on nagu selline side hobi olnud. No sellest on hästi palju nagu räägitud ka kõik tutvusringkorras meil, et kuna me oleme nüüd kõik ülikoolis, siis kõiki niimoodi napitakse. Et infotundides on käidud ja räägitud sellest, aga ma arvan, et see päris nagu kohapeal kogemus on ju tegelikult teine võib-olla. Või kuidas sa nagu, kui sulle näiteks räägiti sellest alguses, et kas sul see pilt läks kokku sellega, mis päris elus võib-olla oli? Jaa, selles mõttes, et see on nii abstraktne. Et sulle öeldakse, et sa oled uksele raamatuid müüma. Ja sul ongi tunne, et okei, ma lähen. Aga tegelikult päriselt, see on nagu idee müümine. See ettevalmistus on juba 80%. See, kuidas see müügipsühholoogia. Ehk siis mina ei läinud sellepärast USA-sse, et raamatuid müüa. Aga ma tean, et tulevikus, kui ma tahan olla tippadvokaat, kuidas ma enda ideed müün, kuidas ma üleüldse maailmas hakkama saan, kuidas ma saan kliendile pakkuda vastavat teenust, kui ma ei suuda samastuda, kui ma ei suuda humaanset sidet inimesega luua. Ja läbi selle ma siis läksingi proovima, et iga päev sa näed nii palju 100 inimest, terve suvi need 3000 inimest või ma ei tea, nagu nii palju, et see lihtsalt failid palju, aga läbi selle, kuna sa failid ühe väikse jooksul nii palju, siis see kasv on nagu suurem, et siis selle intensiivsuse pluss on see, et lõppkokkuvõttes sa lihtsalt oled sellise hüppe teinud karjääriredelis, et sa ise ei tunne ennast ära. Ja ma ei tea, järgmine aasta läksin ikkagi ka ja et tiim ehitada ja kuidagi tundsin, et ma arvan, et see aitab võib-olla tulevikus isegi, ma tahan kohtunikuks võib-olla isegi saada ja see on see, et emotsioonid. Aga kas sul on juba nagu, oled näinud, et kus see nagu rakendunud on, see kogemus? Võib-olla näiteks kuskil tööl või et kus sa nagu, et jess, ma nüüd oskan seda, et ma sain ju selle tegelikult raamatuid müües, selle kogemuse. Jaa, tead, ma arvan, see pingetaluvus, mis sealt tuleb kaasa. Et ülikool tundub selline üli nagu okei, sa läid loengus, ei tundu nii hull, kui tuleb eksamisessioon. Ja siis
ja siis sa saad aru, et kuidas ma saan päriselt oma mõtetega tulla toime. Ja kui kukubki läbi, et ma olen kogu aeg olnud ülihea õppeedukusega nagu õpilane, aga ülikool oli täitsa teine. Ja ma arvan, et see suvi õpetas mulle olema mitte nii perfektne, et see on okei, et mu väärtus jääb ikka alles, isegi kui ma saan 100 eid ja mitte keegi ei osta mult. See on nii okei, aga mine edasi, sest et kui sa lähed edasi, siis õnnen sinuga. See naine, kes teeb tööd, ei pea kunagi muretsema, on selline ütlus. Aga praktikal küll näiteks mul oligi, et ma tahtsin minna, oligi ühte advokaadibüroosse ja siis ülisuur tung oli, sest et see oli süüdiomenetlusega seotud. Ja minul ei olnud mingit praktika kogemust enne seda nagu nii suurt kui teistel inimestel olid peaaegu cum laude lõpetanud, maagrist olid tudengid, kõik olid seal ja siis mina olin nagu, ja mina olen siis suvel raamatuid müümas käinud. ja siis seal oli üks nagu, ja seal ma läksin tegelikult Riigikohtusse ka ja siis Riigikohtunik oli ka, et nagu, okei, aga mis see siis tähendas? Okei, tegid siis tiime ehitasid. Aga mis see siis kaasa andis? Ma olingi nagu pikad päevad ja ma sain aru, et isegi kui ei kanna mingit asi vilja, siis mine ikka edasi ja saad aru kõikidest nendest tudengitest, kes seal oli 108 aplikatsiooni. Ma ulutasin valituks ja mitte seepärast, et ma olin nagu teistest erinev nagu praktika mõttes, vaid lihtsalt see minu visioon ja ma arvan, ma ei tea, mis nad nägid seda, aga see oli nagu esimärk sealt CV-l, et kõik teavad, et see on raske. Ja see ongi see, et see on nagu respekt võib-olla tööandjale, kui sa midagi oled läbi teinud. Aga samas mõttele sobib, mõttele mitte, et see on nii valikuline. Ma olen mõlema poolt. Nii äge. Mis olid su lapsepõlve unistused, kelleks sa soovisid saada? Et kas see läheb sul kokku praegu selle töö kõige suundumusega, mis sul praegu on nagu tekkinud? See on jah, äge küsimus. Ma tegelikult tahtsin viiulimängijaks hakata. Natuke vihkasid, aga... Mul oli niimoodi, et ma täiega, ma oligi, et ma käisin konkursid teile, siis ma hakkasin paremini minema, kui see, kui ma alustasin. 8 võtasin seal viiulit ja siis ma olin kindel, et davai, minust saab viiulimängija. Aga samal ajal ma mõtlesin, et ma tahaksin täiega balletitantsi olla, kui ma olin ülikomakas. Ja siis oligi baleriin ja viiulimängija ja kui ma läksin gümnaasiumisse, siis ma olin väga hea keemias. Et ma läksin Gustav Adolfisse ja seal ma siis tegin kõik need rahvusvahelised olümpiaadid ja võitsin mingeid ja siis ma tegin uurimistööd. Uurimistöö läks veidi metsa, sest et mu juhenda läks Ameerikasse doktoritööd endal tegema. Ja siis ma kallasin mingid kolbid teistmoodi mingid lahused ja siis lõpuks ma pidin 6 ajatöö uuesti tegema, sellised mingi prikostomeeni, kvadernaalstruktuuride lahutamine ja lihtsalt ma arvan, see frustratsioon, et appi mõtle, kui tulegi välja, ma pean uuesti tegema ja ma olin nagu, ma ei taha laborirotiks hakata. Ja siis 5 minutit enne aplikatsiooni ma olin nagu, ma lähen õigusteadust õppima. See oli nii eksprompt ja ma olen nii tänulik, mulle ülimidalt meeldib. Ja kas sulle nagu tuligi, nagu sa ütlesid, kas tuli lihtsalt paugust, et õigus on see õige tee või mingi võib-olla äkki mingi võti või kuskil juba mingi idee oli ka varasemalt olnud õigusest? Jaa, mul on hästi suur õiglustunne alati olnud. Et tegelikult nii palju sellist ebaõiglust on maailmas. Ja ma mõtlesin, et nagu mul meeldib argumenteerida. Alati mina pean võitma argumentatsiooni. Jah, ma olen 3. laps ja siis mina alati olen vaielnud. Ja kuidagi see pisik on saanud väitlusest. Ja lihtsalt mu parim sõbranna oli nagu, et kui midagi ei ole, siis mine juurat. See on suur alus ja saad edasi kõike teha. Siis mul on nagu, no siis lähme, et algus oli kindlasti taaskord raske. Aga ma arvan, seepärast oligi see kõige põnevam, et ma ei olnud varem mitte midagi teadnud sellest õigusest. Mul on täpselt sama tunne, et mul küll väiksena oli nagu soov ikkagi nagu arhitektiks saada. Siis see nagu vahepeal nagu mattus ära. Sest kõik põhikool ja keskkool oli siuke, et ma õppisin ju keskkoolis majandust ja keskkonda. Ja siis ma mõtlesin, et mis oleks nagu sellega nagu seonduv ja majandus on üldse nii lai, et kui sa lähed majandust õppima, et kus sa siis sealt nagu üldse töö valid endale kunagi. Siis ma mõtlesin, et okei, et mõtlesin ühe kursuse ja mõtlesin, et tegelikult arhitektuur on nagu päris äge. Ja nüüd olen ju juba 3 kuud ju olnud, on ju, september, oktoober, november, 3 kuud juba, et nagu aeg läheb väga ruttu.
ja ongi see, et ta on täiesti teistmoodi. Ta ei ole nagu tavaline tund pingis, teed mingeid valemeid või asju, et see on nagu täiesti teistmoodi mõtlemine, kõik see. Et nagu sa ütlesid ka, et sinul ka nagu täiesti teistmoodi kõik, et vaat sükest asja nagu pole varemata kuskil olnud, et mul on täpselt samamoodi. Ja ma saan aru, mis sa mõtled. Nii äge. Aga sa tahad siis arhitektiks saada? Jah, arhitektiks jah. Ja ma arvan, et kõrvalerialana siis ma valin selle maa-arhitekti suuna. Üliäge, nii et rakendust leidub. Jah, just, et mul on ka nagu see, et ma tahan ka maailma parandada. Et siin on ka nii palju ebaõiglust. Et ma tahan ka parandada kõike seda linnaruumi, tuua inimesed välja kodudest ja kokku. Ja teha võib-olla keskkondlikumaks niimoodi, et see ei ole võib-olla, et ongi nagu tuua see loodus võib-olla nagu linnaruumi nii, et see näeks välja nagu tehisruum. Okei, eks siis need planeeringud. No siis teha põhimõtteliselt kõik Eesti ümber. Okei, see on väga suur projekt, aga võib-olla alustada kuskilt väiksemast kohast. Absoluutselt. Ma täitsa mõistan. Midagi sellist, jah. Mis on üldse sinu saladus, et kuidas sa teed nii mitut asja korraga? Et kui sa näiteks mulle nagu räägid sellest kõigest, see tundub nagu wow, et kuidas üks inimene jõuab üldse nii palju teha, et kas sa teed kõike üksi või on sul mingi aja planeerimise nipp või et ja kas seal on üldse mingid negatiivsed mõjusid? Tead, mul on terve elu küsitud, et kuidas ma nii palju asju teen. Ja see on nagu, mul on nagu, kus ma tõesti siis teen nii palju asju, sest minu arust see on nii normaalne. Aga miks ma olen selle küsimuse küsinud ja miks see mulle normaalne on see, et ma lihtsalt nii armastan, mida ma teen. Ma nii armastan elu, live life with the fullest ja ma tean, et meil on ükskord elada kõik. Et ükskord 2 asja on kindlad, me nii vina sünnime ja nii vina sureme. No, ma ei saa nii pessimistlikuks hakata, aga mulle sellepärast meeldibki juba varasemalt väiksemast east. Ma tean, et alati meist kõigist algab midagi ja meil kõigil on nii palju võimalusi. Me saame ükskõik mida teha, meil tegelikult ei ole lage. Nagu kas või see USA tundus mulle nagu nii utoopia. Ma olin nagu, ma nägin välja nagu mingi millskuuler. Koputan inimesed küsidki, kas sa oled üldse gümnaasiumis? Ma olen, ma õpin juurat ja et see tunduski nii utoopiline, aga ma olengi, et aga miks mina siis ei pea seda kogema? Kui ma failin, siis ma lähen edasi. Ja ma arvangi, et see, et kui ma olen 2 eriala nüüd, olen paralleelselt kogu aeg teinud, ongi see, ma arvan, lihtsalt passion ja selline armastus hariduse vastu ja muusika vastu, et ma kogu aeg ütlen jah kõikidele asjadele, et see eneseareng ja et sa mingi jää maha jätta. Et võib-olla ma ei muuda maailma, aga kuidagi ikka, et ja kindlasti neid kõrvalmõjusid on ikka. Seepärast ma käingi jooksmas iga hommikul. See on nagu minu feng shui. Ma olen tõsiselt tuljooksja. Ma jooksen iga päev 10 kilomeetrit. Wow. Ja mitte seepärast, et nagu ma tahaks mingi, ma ei käi võistlustel, aga ongi see, kus ma saan lihtsalt läbi elada. Ma tõesti nutan. Kui mul on olnud ülipalju EAP-sid, mul oligi vist, nüüd on olnud 2 aastat järjest, nii 59 EAP-d kohe kooliga olnud. Ja, sest et see on väga palju. Jah, ma tean. Ja 10. ma arvan, ma kohesin seda läbipõlemist, kui ma läksingi Jürist, siis läksin Gustav Adolfisse. Ja ma ei leidnud seda väärtust, aga lõppkokkuvõttes, nüüd kui ma läksin sinna raamatuid müüma, siis mul on coach, mul on enda lifelong coach. Ta nimi on Maret, ta on mega äge. Ja ta aitabki mind coachida, et selle minimaalse ajaga ma suudan maksimaalse potentsiaali teha. No kindlasti see ei olegi inimlik, see ei ole jätkusuutlik teha nii palju asju, aga lihtsalt ma mõtlesin, et kui ma alustan midagi, ma tahan lõpetada ka. Just. Et mul oli võimalus kindlasti öelda sellest Ellerist ära, et tead, ma ei lõpeta, riigi rahad suva see, aga ma olin nagu, et mul on viimane lend, mul on 2 pakat teha, nüüd see aasta enam ei saa. Nüüd on nüüd, et sa pead maksma kõik asjad. Et kui tahad 2 pakat. Ja 10. sain väga suure õppetunni, et siis oli väga-väga mentaalselt raske. Aga sõbrad ja parim sõbranna ja minu poissõber väga aitab. Ma mõtlen veel, et keskkooli peale, et ilmselt väga paljud vaatajad on ka keskkoolis. Et kuidas sa nagu tunned, et ma arvan, et Jüris ma ise olin ka 5-line enamasti kogu aeg. Ja siis oligi see, et kui oleksin ka keskkooli, siis oligi ka siuke nagu natukene väike langus, et okei, et
ma ei tea kõike nagu tavaliselt ja siis mul oli ka, et ma pidin ka harjuma sellega, et on okei teha vigu. Et kuidas sa nagu tunned, et kas sul nagu olid klassis nagu pigem targema pool või sa tundsid, et okei, et nüüd ma olen nagu kuidagi natukene nagu võib-olla vales kohas, et võib-olla appi kõik on nii targad, et ma ei oska midagi või kuidagi, kas sellist asja ka sul esines? Absoluutselt ja mul oligi, et mul oli kõik 5-9. klassini, mul oli absoluutselt iga aasta, iga semester, ühtki 4 mul ei olnud. Ja läksin siis 10. klassi Gustav Adolfisse, läksin reaalloodussuunda. Meil oli 7 korda nädalas füüsikat, mingi 8 korda nädalas matet. Meil oli mingi reaalklass ja meil oli see nii süvamaita ja inimesed, meil oli 4 inimest, kes oli rakett 69. Meil oligi ebareaalne klass. Ja absoluutselt. Mu esimene maitatöö oli D. Mul oli nagu, et ma olin nagu, mida ma olin? B oli juba mul juba 4 oli mul juba nagu, mis toimub? Ja see oligi, ma arvan, esimene šokk mul. Mina kui üliperfektne inimene enda maailmas. Aga see oli nii hea õppetund. Tead, seda oli nii vaja. See oli minusugusele inimesele, sest ma tean, et nii mina. Kui ma lähen kuskile mujale, teen mingi muu ettevõtte, ma nii mina, esimene ettevõtte läheb alati aia taha. Et kuidas ma siis reageerin. Ja ma tundsingi, ma arvan, tol hetkel, et maailm on läbi. Aga siis sa kuidagi ikkagi tõused, lähed edasi, okei. Siis kord, et ma tean, ma pole perfektne. Ma tean, et võib-olla ma nüüd ei saa uuesti A-d, aga minu väärtus on ikka sama. Ja lihtsalt lõppkokkuvõttes minu teedes said, lasen ikkagi 100% matta lõpueksimit. Et see, it doesn't matter how you start, matters how you finish. Ja kes see protsess, mitte kunagi defineerida, et alati mine vii lõpuni. Ja ükskõik, mis vastu ka sulle negatiivsus vastu vaatab, siis jää endale kindlaks. Et nii lihtne on lihtsalt sinnasse negatiivsus jääda. See on nii äge, et sa oled nagu motivatsioonileksikon praegu. Nagu, et kõik, kes räägid, et wow, et võib-olla täiskasvanud nagu ka kindlasti nagu annavad seda jõudu ja et kindlasti mine tee, on ju. Aga see on nagu äge näha, et noor räägib sellist nagu juttu, et seda nagu väga tihti ei näe, sest mina kuulen küll väga tihti, et ma ei tea, mida ma tahan eluga edasi teha ja või noh, et mul ei tule see välja, ma ei jaksa rohkem, ma ei taha. Et nagu seda on ka hästi palju näha. Et see on nii tore, et kuidagi sellist positiivset ja motivatsiooni energiat jagad, et see on nii äge. Aga mul tekkis veel küsimus, et sa räägid hästi palju, ütled jaa asjadele kõigile. Kas on ka olukordi, kui sa pead ei ütlema ja kas sa oskad ei öelda? Jaa, tegelikult ma ei olegi osanud ei öelda, kui just ma vaatan teab nagu, et asjad on täpselt samal kellaajal. Ja siis ma pean ütlema ei. Aga nüüd, kuna mul on coach olnud, kes aitas tegelikult mul väga hästi neid suvesid läbi teha ja tegelikult kui sa lähed suvesse, siis sul on ka see eelnev müügi asi ja see kool ka, siis see tema on mulle õpetanud taktikaid, kuidas tunnetada ära, et kuidas nüüd ei öelda. Ja ma arvan, nagu praegusel hetkel, kui ma pidingi lõputööd kirjutama, mul on praegu kuni, ma tulin otse Kanadast, kohe septembris ma läksin otse pinki, mul tuli lennuk, läksin otse pinki ja mul oli nagu 8 tundi kooli ja siis oli juba seminarid ja kõik need. Siis ma pidin paratamatult ütlema väga paljudele asjadele ei, aga ma panin nagu stopile. Et ma ei ole põletanud sildasid, sest ma tean, et kui mul mingi eluetapp saab läbi, siis äkki ma tahan uuesti jätkata. Aga kui mitte, siis on okei edasi liikuda. Et vastavalt sellele ka teen tööd. Et alati mu tööandja, ma teen kaugtööd ja siis tööandja ütleb, no kuule, ma saadan sulle need lepingud, teeksid, vaataksid üle, see hagiavaldus ja siis tead, mul on praegu nii tihe. Tead, kui vastik on öelda seda? Aga see on nagu, okei, jah, ma saan aru, kuul kõige enne kõige. Ja nüüd jääd endale kindlaks. Tõsi. On sul võib-olla siis paar nipi ka jagada, mis sulle jagatud on? Jaa, no kõik algab sellest, no visioon, mis su visioon on päriselt, nagu panna prioriteedid paika. Mis sa tahad, mis su number 1 on, number 2, number 3. Ja siis sellest, nende nimine on CSF-id, nagu see controllable factors, mingid on. Ja sa paned lihtsalt hakkad kalendrisse panema ja minu ajakava on Google kalendris kõik. Ja ma olengi võtnud, et kõik, mis mul on Google kalendris, neid ma teen. Et iga pühapäev ma planeerin tervet nädalat, panen olulised asjad
millal ma õpin, millal ma puhkan, millal ma söön, millal ma jooksmas käin, millal ma seminaris, kõik panen sinna. Ja ma arvan, et see on selle alus olnud, mis aitab mul lihtsalt hea ajaplaneeri olla ja siis ma ei pea enam mõtlema täna, et mul on 5 taski, aga mis kell, mida ma teen, et kui ma pühapäeval olen juba võtnud selle, et okei, ma olen kolmapäeval teen asjad ära, näiteks õpin selle ära ja siis teen selle dokumendi ära, ma ei pea esmaspäev sellele mõtlema, sest ma tean, et ma teen nii selle nädala jooksul ära, et ma ei pea nii palju üle mõtlema. Tõsi, no mul ise on ka see, et ma olen ka nagu seda kasutanud aja planeerimiseks seda, et vaatan nagu terve nädala ette. Nüüd on kuidagi nii palju sellest infost, olen nagu hoomatud, kõike on nii palju ja siis kuidagi mul aju ei funktsioneeri niimoodi, et ma võtan nädalaga järjest, vaid ma võtangi sõna otseses mõttes nagu päeva ette ainult, mis ei ole hea alati. Et ma nagu tunnen, et mõni asi võiks ju varem nagu ära olla nagu planeeritud või näiteks läbi räägitud juba. Aga ma tunnen ka, et võib-olla olen ka natukene neid halvema nagu planeerimise poole. Et lihtsalt, et kuidagi kõigi asjade hoomamine on võib-olla ka keeruline. Ja tegelikult sul on, ma arvan, selline taktika, et kus sa proovid lihtsalt panna need, mis põlevad, teha nagu siis tänasel päeval ära. Et kui sa mõnikord inimesed mõtlevad appi, mul on hulluks, kui ma tervet aja nädalat planeerin ja siis tulevad kõik need kohustused pühapäeva õhtul ja siis mõtled, appi hull nädal tuleb. Ma tean seda tunnet, aga ju kas või päevakaupa hakkad planeerima ja siis juba läheb 3 päeva kaupa ja siis juba nädal ja siis juba kuu kaupa ja siis juba terve aasta planeeritud. Just. Mis on su lemmikmuusikapala ja miks? Nii naljakas, kui seda pole, siis suviti, kui ma müün raamatuid, siis ma kuulan muusikale. Aga tead, ma arvan, Taylor Swift on selline badass. Mulle ta nii meeldib. Ei pareanne. Mulle meeldib Coldplay väga ja siis Ed Sheeran. Okei, aga läheme kohe keskkonnateemade juurde, mis on ka praegu tegelikult aktiivsed. Et viimasel ajal on tulnud teemaks, et keskkonnaprobleemide lahendamine ei ole maailmas kõige suurem probleem ja see ei destroy humanity't. Et sellest on ka kõnelenud Bill Gates oma artiklis. Et mida sina sellest arvad? Mis on sinu seisukoht? Jah. No ma ise olen ka hästi palju tegelikult kliimateemadega olnud seotud just Raanoorte võlgu esimehena. Oleme teinud hästi palju neid projekte Erasmus Plussiga ja ma tean, et tegelikult 1972 juba öeldi, et 2000 aastaks ressursid saavad kõik otsa ja obviously ei saanud, kuna meil tehnoloogia on nii arenenud, et me suutsime ikkagi natukene mitte seda naftat nii palju toota. Aga tegelikult see on kindel, et 21. sajandiks meil on ressursid ammendunud ja võikski küsima, et kas siis tõesti, kuidas siis peaksime tegema, et kas siis tegema massi ennestapu, et üldse siis mitte elada, et maailm planeet jääks alles. Aga see ka pole lahendus. Või siis läheks muldpõrandale tagasi elama, et kuna meil on tegelikult väga hea elu, me oleme heaolu ühiskonnas, et väga paljud sinna ka ei taha ju pöörduda, et ikkagi tahavad head standardit elada ja siis on ka tegelikult meil tehnoloogia, mille abil me saame seda jälge vähendada. Ja samas ma mõtlesin ise ka, et okei, mina kui 22-aastane noor tahaksin muuta maailma ja just keskkonnasõbralikumaks siis, et kui ma hakkaksin liha vähem sööma, kas siis muudaks maailma? Okei, aga kui hakkaksin sööma vähem näiteks piimatooteid, okei, aga äkki siis piiraks ka juba, et nagu ka taimsed, ainult taimse peal olen ja, aga mis siis üldse, kui ma üldse ei sööks? Ja siis, et samas ma tean, ma tahaksin heaolu elu ikka elada, et ma ei tahaks kuskilt kokku kuidagi hoida ja ma mõtlesin, et ma tahaks, et minu jalajälg oleks väiksem kui minu käejälg. Mis tähendab siis seda, et käejälg on see, mis ma teen maailmale. Aga jalajälg on see ressurss, mis ma siis võtan maailmalt. Ja läbi selle, et ma tean, et ma ei pea minema orhideede uurijaks, et neid kaitsta ja panna neid looduskaitse alla. Vaid minu, ma arvan, mõte on see, et teha asju, mis sulle päriselt meeldivad südamega. Aga läbi selle, kui sa oled seal, kas oled sa insener, oled sa juuras, oled sa arhitekt, läbi selle muuta oma otsuseid just keskkonnasõbralikumaks. Ja igast inimesest algab see valik. Et
ma ei tea, kui optimistlik ma olen selle 2030 aastase kliimaeesmärkidega või 2050 aastase. Sest nii palju tehnoloogiaid me tegelikult pole veel ju võtnud käsile. No, ja rääkides ChatGPTist näiteks. Kõik kasutavad. Teil ka ju? Ja, ikka ja. Ja meil on nii lihtne panna Riigikohtu lahend sinna, kohe tuleb vaste ja kõik. Aga tead seda, et ühe ChatGPT küsimuse küsimine võrdub 3 tunni autosõiduga. See tähendabki seda, et meil ongi need ülisuured mastaapsed sellised database'id, kuidas mõtlengi, et no, kus põhimõtteliselt hoidaks seda kõiki seda infot on ja serveriruumid. Serveriruumid, ma mõtlesingi. Ja lihtsalt see jahutuseks on nii palju ja siis emissioon ja kõik see läheb, et kindlasti tehnoloogia on hea. Absoluutselt ja sellega me suudame vähendada, aga jah, maailmas võib-olla ei ole nagu kõigele alati nagu perfektselt lahendust, alati on mingi negatiivne pool on ju. Jah, täpselt jah. Et sa võid kõik raamatud ära kaotada ja ainult tehnoloogiat kasutada, aga samas see liitum kõik need, millest see koosneb, et noh, raamat on seepärast kahjulik, et teatud puud võetakse maha ja kõik see on ju, aga samas kui on näiteks oletame tehnoloogia, siis kõik see jäätmed ja need ka, et kõigil on head ja vead. Just, et isegi selle, ma võin nüüd faktiliselt eksida, aga minu arust oli ka, et üldse see üks tekst, mida sa näiteks küsid, ma ei tea, AI-lt, et see võtab 33 liitrit vett. Sama palju, et mingi paar teksad selle eest. Ja. Et lihtsalt servereid jahutada. Et jah, et ma võin eksida faktiliselt, aga umbes ta nii nagu palju oli. Et päris suur ressurss ja siis ongi, et pigem kasutada seda nagu targalt ära. Et kui sul on nagu päriselt kasutada seda nagu mõistlikult, mitte et lähen lihtsalt chatin temaga, et kuidas sul läks või midagi, et see ei ole nagu väga vajalik. Et sa rääkisid ka, et Rae noortevolikogus olid, et tegid neid roheprogramme. Kuidas see väljendus, et kas noored ka andsid mingid ideid, genereerisid ideid, et sa ütlesid ka, et sa nagu avaldasid nii-öelda, et seisid nagu nende sõnade eest. Ja kuidas teil nagu see töötas seal volikogus, et kas küsite, et mis on teie ideed ja siis jagati või et kuidas see näiteks käis? Ja see ongi niimoodi, et kohati, kui mina läksin Rae noortevolikogusse, ma arvasin, et okei, nüüd ma olen lihtsalt mingi suvaline, et ega minu häält kuulda ei võtta. Aga tegelikult see usu ka nii paljud vanad inimesed või need, kes seal poliitikud on, väga tahavad, et noored räägiksid. Noored mõistliku piires ja seda ma sain tegelikult hästi palju tehtud. Ma kirjutasin määruse seal, stipendiumi määruse, kõik need, kus ma sain nagu teha mingi organisatsiooni poole pealt on ja sain isegi olin hea eeskuju, ma ei tea, mis ma kõik sain sealt. Aga teist poolt mul oligi, et kuidas ma saan niimoodi, et nagu noored, kuna ma tean, et meie tegelikult peame selles riigis elama. Et need vanad inimesed, nad võivad ükskõik kuidas põletada, mida tahavad, aga tegelikult meie lapsed, kõik need ju, kes siia maailma jäävad, neile jääb see maailm, neile jäävad kõik need ressursid. Ja läbi selle siis mul tekkis idee ise peale koroonat. Me siis pärast ei saanud tegelikult, koroona ajal me ei saanud reisida. Et davai, kirjutame ühe suure rahvusvahelise projekti. Ja siis ma võtsin mingi X inimestega ühendust, need nimed olid ka üks ja mingi Poolast ja mingi Aifer ja me kirjutasin mingi Climate Act Change Now. See oli siis Greta Thunbergist tulenev inspiratsioon. Ja me teame, et isegi see üks inimene võib-olla ei muuda, aga kui iga üks järgult, siis tegelikult see tulem on suurem. Ja me teadsime, et läbi selle, et muudaksime selle keskkonnateema populaarseks enda volikogus ja üldse kohalikul volikogu tasandil. Ja siis me kirjutasime suure projekti, kus siis oligi 10 riiki ja saime siis 30 000 rahastust, mis oli nagu mega äge. Riigilt siis? Jah, üldse sellest Erasmus Plussilt. Vägev. Ja siis oligi, et me mõtlesin, et tuleme kokku, inspireerime, jagame mõtteid, kuidas meie kui volikogu liikmed ja esimehed saaksime koduvallas teha. Ongi kindlasti see bussiliiklus, kõik need prügi, kõik need nagu muuta see kuidas ongi see linna planeering, valla planeering ja need valikud natuke rohelise sõbralikumaks. Ja väga suur vastutulek tegelikult oli, et väga meeldis ja siis
ma kahjuks ei saanud kohale minna, ma läksin raamatut müüma. Aga ikkagi ma olin peakoordinaator ja siis teisel suvel ka, et ma olin nagu, tead, ma nüüd lähen, siis me pidime vist minema Hispaaniasse, aga siis ma läksin ikkagi USA-sse jälle. Aga ma tahan öelda, et tegelikult see oli nii suur tulev sealt, et näiteks Jüris muutsime need bussipeatused, panime sinna rohkem nagu hakkasime prügikaste panema, et hakkasime sorteerimisest ja ma ei mäleta, mis seal veel lõppkokkuvõttes oli aga palju rohkem arutelusid, siis me tulime kliimaseadus, me andsime kliimaseadusele ka tõuke, ehk siis läbi selle E4 ja suutsime seda kuidagi sisse lükata. Ja siis koolidest toitlustust ära viskime, kuhu me päriselt viiksime ja papp ja tegelikult me jõudsime päris palju ühe sellise väikse lükkaga, aga tegelikult need vanad inimesed või need poliitikud, et vanad ootavad noorte initsiatiivi. Nii äge, et nagu noored said nagu nii suurest asjast osa tegelikult, et see on ju kogemus ju neile ka. Et kui vanad seal noored on üldse? Võibki olla alates 13 aastat on noor, seaduse järgi kuni 25. Nii et kõik need vanused saavad tulla, et alates 7. klassist. Aga võib-olla isegi varem võib-olla lihtsalt sul pole hääleõigust. Ja vaba liige võib olla ükskõik, et sa võid juba väiksest saati olla selline aktivist. Vägev. Lõpetuseks tuleb meil kas sa pigem küsimused. Et see on siis lühikene vorm. Seal on 2 valikut ning siis on Mari-Liisil võimalik nendest 2 valida. Meil on 5 küsimust ja esimeseks on, et kas sa pigem kirjutaksid põhjaliku uurimustöö või peaksid inspireeriva kõne noortele? Ma arvan, ma peaksin kõne. Ma oleksin, kõneleja parem. Kirjutaja. Just. Siis teiseks, kas sa pigem veedaksid õhtu muusikat harjutades või esindaksid noori noortevolikogus? Ma esindaksin noori noortevolikogus ja seisaksin nende õiguste eest. Vägev. Siis 3. Kas sa pigem korraldaksid kliimateemalise konverentsi või viiksid läbi rohepöörde projekti oma kogukonnas? Ma arvan, projekt kirjutaksin ja teeksin isegi mitte kogukonnas, vaid rahvusvahelise lausa. Sellise suure. Ikka suure ampsuga kohe on ju. Väiksega. Siis eelviimaseks, kas sa pigem töötaksid igavesti ühe eesmärgi nimel või saaksid iga päev uusi väljakutseid? Praegusel, kui ma olen nii selline otsinud, siis ma arvan, mulle meeldiks iga päev saada palju väljakutseid. Aga ma arvan, pikemas perspektiivis lihtsam oleks ühega, aga praegu on äge, et iga päev tuleks midagi ägedat. Ja siis viimaseks, kas sa pigem veedaksid suve malemas või müüksid Ameerikas raamatuid? Ma arvan, et USA-s müüksin raamatuid. Üliäge, jah. Aga aitäh, Mari-Liis. Väga meeldiv oli, et sa tulid ja rääkisid. Ja ma loodan, et ka noored on inspireeritud sellest jutust ja võtavad initsiatiivi. Aitäh! Aitäh! Tšau!